Tervitused! Täna siis on sõit jälle kajakiga jõe peale ja lähme proovime kimbutada veel sügist ahvenat. Oktoobrikuu teine pool juba, 18. oktoober on siis ja peaks olema igati tippaeg veel. Plaan on kasutada siis täna 3 rakendust või erinevat püügiviisi, et kodus sai mul siin valmis pandud siis tava Jigi, sidusin ka Dropshot rakenduse ja proovime siis ka Jig rakendust. Hommikul siin ärkasin, oli jälle väljas öökülm, -3 näitas kraadiklaas. Hetkel on kell 9:30, et 10 paiku siis on plaan alustada püüki ja päeva peale ikkagi tulevad plussis, aga tuleb ikkagi selline päris karge sügisilm, lubab siin päeval kuni 7 sooja kraadi, aga ilm on ilus, tuulevaikne ja tuleb päikesepaisteline. Ilusa püügipäeva täna veel. Aga kohtume siis juba jõe peal ja vaatame, mis jõgi meile täna näitab. Lõpuks saime jõe peale ja kell on juba 10 läbi ja kerge miinus on veel peal, aga kohe siin juba läheb ta plusspoolele ära ja siin pärastlõunal eks siin teeb juba mõnusamaid kraade, et ja ehk paneb siis kala ka võtma siin. Võtame siis põhipüügikohad, et täna tõesti ei raiska aega siin mujal. Et jõuab seal käänakutes ja suurtes haukudes katsetada ja neid lante solgutada küll ja seal kulub juba omajagu. Jõgi aurab ikka päris mõnusalt. Siuke tärkav, karge sügishommik. Käiku läheb siis esialgu tava Jig 10 cm niinimetatud motor oil toon. Katsetame siin esimese natukene sügavama koha peale. Nii, on võtuke taga. Tuli ära, vist on pisike ahven. Jap. Nii, laseme selle tagasi. Tuli siis esimene võtt, tahtis natuke rohkem meelitamist saada, et siin eelnevad paar auku korra proovisin, ei saanud ühtegi võttu. Aga siin nüüd pika meelitamise peale ja ikkagi kohe seal kõrkjate all käis võtt. Võib-olla siis, kui siin üks kala juba näitas, natuke proovin selle tava Jigiga, kui siin võtta ei järgne, siis ma katsetan siin Dropshot ja siis Jig-Rigiga. Tundub, et kala on täna passiivsem. Paneme siis esialgu või nüüd katsetame siis Jig-Rig. Et äkki annab seda põhja peal kauem solgutada ja ka samas ju ei teagi veel, kas siin on piisavalt kala ja tuleb ju ikkagi kalakoht ka leida, kuhu ta rohkem on kogunenud. Proovime siis siukse asjandusega. Eks pärast katsetab erinevaid toone ka veel. Kammisin selle Jig-Rigiga ka, ei saanud võtukestki ja seal ikka erinevad viise tasub proovida, mulle meeldib ka katsetada. Panen siis Dropshoti suurema ja suurema selle võdiku siia, seekord oranž või nii-öelda see ahvena toonides, oranž roheline ja siis 10 sendine suurem.
vaatame, mis see teeb. Noh, põhja ma tunnetan ilusti ära. See tähendab, panin praegu umbes circa 10-15 senti põhjast. Vahepeal lasen põhja peale ja siis jälle voolus mängitan väga aeglaselt üle jõe, et kui seda ahven oleks olnud nüüd ja isukest tal on, siis ta oleks juba võtta, aga tundub, et ei. Vaatame siis, mis päev toob, et temperatuur võib olla liiga madal, ei oska öelda, millal ta suu lahti teeb ja kus kohas. Dropsotiga ka siin piisavalt proovisin, ei saanud võttu, et lähen praegu tavatsiigi peale tagasi, sellesse on kõige rohkem usku. Sain esimese võtu ka sellele, aga vaatan, kui kuskil on rohkem niimoodi kala all, et hakkab ketti tulema, et siis katsetan uuesti teisi variante ka ja näen, kas on ka mingit mõju. Noh, siin samas ma ei tea, mis kala siin hüppab. Taha seda võttu saada kuidagi rohkem siin. Panin siis veel väiksemad, mine sa tea, võib-olla väiksem parem seekord või. Jah, tundub, et praegu võttis väikest siin kohe nüüd peale seda. Aga ahvena mõõt on siuke pisike. Väga ahnelt on võtnud. Ma kerisin seda 10 sendist siin pruuni ja seda oranži ja ei võtnud ja nüüd nii kui kohe selle väiksema panin. Ja jääme siis praegu selle peale, et rohkem kala näitab, saab alati katsetada. Nii, võttis uuesti kohe, see on juba suurem. Aps, läksin enne paati ära. Vaatame siis edasi, kohe praegu 2 järjestikku viset selle väiksega ja rabasid ära. See, mis nüüd ära läks, oli päris viisakas juba, selle oleks võinud isegi kaasa võtta, aga päike hakkab nüüd mõnusalt peale paistma, saab normaalselt püüda. Endal hea olla ja vahepeal siin ilus ja miinuskraadidega. Käsi hakkas kergelt külmetama, kinnast ma ei viitsinud panna, vahepeal olid käes, aga mugavam on ilma kinnasteta, kui kannatab. Nii, tuli siit uuesti väike ahven ilmselt. Keerutan siin nüüd edasi-tagasi. Tulin kaldast eemale, aga jah, väga pisike. Aga siin mingi ahven igal juhul all toimetab. Sõidame nüüd edasi, et seal rohkem midagi ei toimunud. Mis ta siis oli, 4 ahvenat seal näitas ennast. Üks oli selline enam-vähem, mis ära läks ja otsime sellised metsasemad kohad. Vaiksema vooluga ja sügavamad ikka, kus siis eelmine kord juhtus ka midagi. 2 nädalat on siis möödas sellest eelmisest korrast nüüd. Puud hakkavad peaaegu nüüd päris raagu jääma.
võtan siin selle augu sisse, kus eelmine kord midagi toimus. Tee peal mingid uuslikku visket tegin, et ei juhtunud midagi. Takerdus jälle sinna rontidesse, aga siin on sükest vaba vett. Eelmine kord sain siin suurematega ka tsiigitatud. Mõned visket tegin praegu. Oli vaikus, vaatame, kas me leiame täna üldse siit kala ja saame võtma. Otsulle praegu ju tahtsin keegi, proovisin ka erinevaid variante. Lante siis, ma praegu teisi rakendusi ei proovinud, ma ikkagi usun, et kui kala oleks täiesti all, siis midagi oleks selle tavatsigi peale ka juhtunud. Eelmine kord ma viskasin siin kaldas, muidugi ma ei tea, mis selle vahet on. Aga vaatame, võib-olla. Isegi üksikut ahvenat seekord ei saa siit. Opa, ai, oli siit rabamine. Sõnasin ära enne paati käis agressiivne rabamine, aga ma proovin siis siin tropsotti kauem solgutada selle koha peal. Nii, panin hoopis kaamera kinni, aga võtt käis ja tuli siit lõpuks pika meelitamise peale. Väga aeglaselt tahab põhja lähedal. See on siuke enam-vähem, kui proovime veel siis. Äkki hakkab midagi juhtuma. Kurat, panin kaamera kinni hoopis, võtt käis ja siis ma ei teadnud, et kaamera käis mul ja siis vajutsin kinni, aga noh. Tasub ikkagi veel proovida siin. Jap. Tuli uuesti. Pisike. Tundub, et äkki saime selle platsi tööle siin. Aga ma panin jälle siukse 5 sendise pruuni nüüd. Ma enne ju proovisin siin neid 10 sendiseid. Nii, ai. Ei saanudki aru siin enne paati vahetult. Takerdus kuskile või tahtis keegi rabada. Opa, jap, langemise pealt. Aga pisikene, pisem. Ja laseme sellel ära. Põhimõtteliselt üliaeglane kerimine, tugevad pausid sees ja õrnalt tõstad ritva otsa ja siis 3-4 sekundit pausi ja siis juba võibki hetkel juba mingi hetk otsas olla. Tuli. Tundub kobedam. Vihased lihtsalt. Aga siiski paras siuke. No ei ole ka. Paneme suurema kummiluti, et äkki trehvab midagi suuremat. Vahel on nii, et suurem lant tuleb mõni suurem kala, aga praegu viskas ikkagi sellist üsna pisikest. Läheb hoopis G-Krieg, jätsin siia. Mingi oks on tekkinud siin. Lant jäi põhja ja paneme siis offset konksuga G-Krieg rakenduse ja kammime sellega siit põhjast. Tahaks näha, kas ma saan siuksele vidinale võtu või mitte. Jep, oli küll võtt. Aga
probleem on nüüd see offset, millesse ma ka skeptiliselt natuke suhtun. Opa, jäpp. Ja läks ära korralik, see oli korralik punn niikuinii. Proovime veel, aga see tuli üsna jõuliselt, jah. Tegi ju sõitu siin ja punnis ikka kõvasti vastu, see pidi päts olema. Opa. Jah, on tagakala, aga see ei ole suur. G-Creek siis. Jah, on kala. No see on juba enam-vähem. Poiss tuli ära. Põhja pealt siis jah, see niinimetatud G-Creek. Tuleb välja, et ahven võtab selle ära, kui praegu tava G-g ei toimetanud niimoodi. Siin oli ikka 3 järjestikku võttu nüüd sellele. Nii, ai, oli. Põmmaki käis. Jap, ei, nad ei jää siia. Nad ei jää siia taha lihtsalt. See on selle offset miinus siin minul. Pahasti paigutatud vist. Nii, nüüd jäi. Ja see oli ka korraks ainult. Jama. Ta ei päästa seda konksu siit ära. No. Natuke sättisin teda paremini, et ta seal libiseks kohe selja pealt ära see konks, kui kala peaks uuesti rabama. Noh, muidugi kui võtab veel, aga tundub, et üsna hästi. Hop, jäpp. Ja see on juba assa. Noh, teine asi. Noh, mina ei tea, siuke ilusad on nad tegelikult. Vaadake. Nii, nüüd läks aega natuke, pidin uue luti panema siin. Tõmmatud nii ribadeks, et ei püsinud seal konksu otsas. Jep, taga. Nii, iga vise siin samamoodi. Väga ahnelt käib see asi siin. Laseme selle tagasi. Vähemalt on lõbus nendega, midagi toimub. Siukest, kui ongi viskab paremat sekkat, siis valitud muutu kaasa võtma. Nii. Tundub, et on okei juba see. Ja opa, ilus, see on kona. See on ilus päts. Yes. G-Creek toimib siis. Noh, praegu 4 ahvenat on olemas. Võiks öelda siis sellised valitud mõõdus siit. Nii oli võtsid. Praegu ei tahta. Oli võtt jälle. Aga siuksed ettevaatlikud vist. Nii. Konksu jamar.
Opa! Nii, luti vahetus käis järjekordne. Läks pisut heledam, aga ka selline pruunikas, oranžika tooniga. Jep, on küll. Aga see on küll pisike. Väga ahnelt ja agressiivselt võtab. Aga sükest ilusat kala viskab nagu vähese. Ilmselt sinna taha ei peagi viskama üldse, need võtud tunduvad tulevad suht ees. Ma peaks paati natukene alla voolu tagasi laskma. Saan siit just siit ees pikemalt. Nii, millega tegu? Ikka ahvenaga. Natukene jälle selline suurem. Peale neid klibusi aga lõi. Tahaks ikka pätsimat saada. Ja keset jõge on ahven. Okei, ma lasen seda paati natukene alla voolu. Nii, saadame siit poolt, saame natukene rohkem solgutada, kuna need võtud olid kõik vahetult enne paati. Ai, oli võtt küll juba. Tahaks teada, mis teeb oranž. Kas on nagu sellel värvil praegu hull vahe ka või? Ja see on natuke suurem ka nüüd. Selline ergas, vaatame erksat värvi. Ma arvan, et kui siin järgneva 5 visken nüüd ei võta, siis ma usun küll, et praegu on see pruun, loeb. Ei ole vahet. Ja võttis seda väga hästi. Ja see on suur. See on ilus ahven. See on väga ilus. Opa! Yes! Jep, jätame selle. Ja kindlasti märkab see ahven seda paremini siis. Pisut suurem, erksam värv ja kohe oli ilusam päts. Nii, oli. Okei. Paadike. Mootorpaat pani siit edasi. Aga tundub, et ahvenat see ei kõigutanud. Muidugi väga pisike, aga nii, see oli suurem võtt juba korralik. Kas see on ilus, väga ilus ahven või on nüüd aug? See on mega ahven. Tule sina siia. Oppa, raisk, jess. Jep. Ilus. Ilus. Seit on võimsam, kui ei, see on väga kena kala, aga ma ei tea, siuke 400 ma pakun.
Okei, proovime veel. Ja tõesti praegu Tšii-kriig, mida saab rahulikult väga aeglaselt kerida ja pausitada. Offset konksuga siis. Ma arvan veel natukene mõned visked ja ma lähen täna ära ka, ma ei tea, siin võib-olla 6 ahvenat on ja täitsa okei, mulle piisab. Rohkem ei olegi neid vaja välja tirida. Aga üks kõva toitumine tundub ikkagi käib. Jõe sügavamates osades siis juba. Nüüd ei vaikseks ja ma teen viimase viske ka nüüd ja lähen siis minema, et aitab küll, et rohkem ei olegi söögikala ka, et täiesti piisav. Pann naerab juba ja püük läbi ja lähme sõidame tagasi auto juurde. Oli tore nautida veel seda sügist siin ahvenapüüki, mis enne talle tulekut sai nüüd siin ära kasutada ja ma arvan, et selle kohaga on nüüd hetkeks kõik, et siia ma rohkem see sügis ei jõua, et aga kindlasti võib siia tagasi kunagi tulla. Aga vaatame siis, kus ja millisel kalaretkel taas kohtume.